järjekordne evangelismi kool, tere tulemast kõigile, kes on tulnud koha peale ja kes on vaatamas täna. Ja ma usun, et olenemata, kas sa oled siin või sa oled vaatamas, siis Jumal saab sinuga kohtuma, Jumal saab sinu südamesse rääkima, Jumal saab sinu elu muutma, sest et ma usun, et need evangelismi koolid ei ole lihtsalt sellised õpetusajad, vaid need on ajad, kus Jumal saab sind puudutada ja Jumal saab sind muuta. Ja et see ei ole lihtsalt teooria, vaid see on üks elav ilmutus sinu südames, mida Jumal tahab sulle anda. Ja lähme lihtsalt sõnasse ja palvetame enne. Isa, me täname sind sinu püha vaimu eest, kes on siin selleks, et ilmutada meile oma sõna. Me täname sind, issand, et sinu püha vaim on see, kes ilmutab meile Jeesust. Jumal, me palume, ava meie südamete silmad, ava meie südamete kõrvad, et näha, et kuulda, issand, mida sinul on täna öelda. Isa, las meie südamed minna veel rohkem põlema sinu järele, veel rohkem põlema selle järele, et kuulutada evangeeliumi. Tänu sulle, Isa, selle eest, et sinu vaim on siin täna ja on rääkimas iga inimesega. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Eelmine kord me rääkisime sellest, et me kõik vajame püha vaimu väge, me kõik vajame püha vaimu tuld selleks, et kuulutada evangeeliumi edukalt. Sest et nagu me nägime apostlite tegudes, siis kui me võtame näiteks Peetruse, siis temast toimus üks radikaalne muutus pärast seda, kui ta sai täidetud püha vaimu ja väega. Ja meil kõigil on vaja seda pühat vaimu ja väge selleks, et edukalt kuulutada evangeeliumit. Ja me näeme, et selle püha vaimu ja väega käivad kaasas imed, sellega käivad kaasas tervenemised, sellega käivad kaasas see, et paljud inimesed saavad päästetud. Sest et me ei lähe sinna tänavatele lihtsalt mingit teooriat jagama, me ei lähe debatti pidama, vaid me läheme kuulutama evangeeliumit ja kutsuma inimesi meeleparandusele. Ja selles on vägi ja see toob need inimesed Jumala juurde. Täna ma tahan rääkida sellest, kuidas me hoiame seda tuld põlemas veel edasi, et see ei oleks lihtsalt üks koosolek siin või seal, et see ei oleks lihtsalt üks väljaminek siin või seal, aga et me hoiaksime seda tuld põlemas enda sees. Ja kuidas me seda hoiame põlemas ja vaatame, kuhu iganes veel püha vaim juhib meid. Vaatame Matteuse evangeeliumisse, 25. peatükki. Mattuse evangeelium 25, loen esimesest salmist. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält, ennäe peigmees, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kostsid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi. Nüüd siin räägib nendest 12 neitsist või 10 neitsist. Neil on lambid ja kui te teate neid vanaaegseid õlilampe, siis seal üleval on enamasti, nii palju kui ma olen näinud neid, siis seal on nagu klaasist selline kuppel. Seal sees on nii-öelda, ma ei tea, kas kutsud seda sütikuks või selleks nii-öelda tahtiks. Ja nüüd selle all on selline kanister, mis hoiab õli. Ja nüüd see õli hoiab seda
tuld põlemas seal, eks ju. Ja siin me näeme seda, et osad nendest võtsid õli kaasa ja teised ei võtnud õli kaasa. Nüüd, mis on see õli meie eludes? See on püha vaimu võidmine ja see on Jumala ligiolu meie elus. Kust me seda õli saame? See on osadus Jumalaga. Aga nüüd huvitav on see, et siin loo lõpus sa näed, et need, kelle õli ei olnud, need, kes ei võtnud seda kaasa, nad läksid seda kaupmeestelt ostma. Järelikult nad said seda õli. Järelikult nad said oma lambid põlema. Aga nüüd nad lähevad Jeesuse juurde ja mida Jeesus ütleb neile? Ma ei tunne teid. Miks ta ütleb seda? Sellepärast, et vahest kristlastena me võime ka mõelda, et ma lähen sinna jutlustaja juurde ja tänna jutlustaja juurde ja mulle pannakse käed peale ja siis ma põlen Jeesuse järele ja siis ma lähen ja teen Jumala tahet. Aga kui sul ei ole isiklikku osadust Jumalaga, kui sa ei tunne isiklikult Jeesust, siis võib sama juhtuda sinuga, kus Jeesus ütleb, ma ei tunne sind. Kus me teame seda kirja kohta, kus Jeesus ütleb, et te tegite minu nimel või need inimesed ütlevad, et me tegime sinu nimel suuri tunnustähti imesid. Jeesus ütleb, ma ei tunne teid, taganege minust. Sest et see ei olene sellest, mis on see väline vili või mis kõik see võib juhtuda. Aga see oleneb sellest, kas me tunneme Jeesust isiklikult. Lähme vaatame apostlite tegudesse. 4. peatükki. Ja vaatame 13 salm, apostlite teod 4.13. Aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada said, et nad on kirjatundmatud ja õppimatud mehed, panid nad seda imeks ja tundsid nad ära, et nad olid need, kes olid olnud Jeesusega. Me tahame, et kui inimesed vaatavad meie peale, siis nad vaatavad sellise pilguga, et tema on olnud Jeesusega. Et kui me räägime nendele inimestele seal tänaval Jeesusest, et see ei ole lihtsalt kuskil keegi Jeesus kaugel, vaid kui see inimene kuulab meid, siis ta saab aru, et ta tunneb teda. Et see ei ole lihtsalt kuskil keegi kauge Jumal, vaid et kui me räägime Jeesusest, et seal on üks isiklik tundmine. Et seal on see nagu, sa tead seda vahet, kui sa räägid ühest inimesest, kellest sa oled kuulnud, võib-olla keegi kuulsus, aga kui sa tunned seda inimest isiklikult, see on täiesti teine asi, kuidas sa räägid temast. Sa võid rääkida, kuidas ta oma igapäevases elus käitub, sa võid rääkida, mis on tema maneerid, sa võid teda järgi teha võib-olla. Aga kui me tunneme Jeesust isiklikult, siis seal on üks kaalukus, kui me kuulutame evangeeliumi. Ja see on see, mis puudutab inimeste südameid. Aga me rääkisime sellest, et me hoiame seda tuld põlemas läbi osaduse Jumalaga. Ja see õli meie lambis on püha vaimu võidmine. Vaatame Matteuse 6. peatükki. Matteuse 6.6. Loeme 5. 6.5. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest need armastavad palvetada koguduse kodades ja uulitsate nurkadel, et nad paistaksid inimestele silma. Tõesti, ma ütlen teile, et neil on oma palk käes, ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks ja palu oma isa, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Jumal ootab meid ühte isiklikku kohta temaga, ühte isiklikku paika temaga, sellesse salajasse paika. Seal on väga suur vahe, kas sa oled ühe inimesega lähed, ütleme, et sa lähed kuhugi kinno või teatrisse. Seal on palju teisi inimesi ümber sinu. Aga seal on teine asi, kui sa oled tema kahekesi ja sa räägid temaga südamesse. Täiesti teine asi. Samamoodi Jumalaga. Jumal ootab sind sellesse salajasse kohta, kus sa tuled ja sa veedad temaga üks-ühele aega. Ja selles kohas, kus sa veedad temaga üks-ühele aega, selles kohas Jumal täidab sinu lampi õliga. Jumal täidab sinu lampi õliga selleks, et sinu see tuli, see püha vaimu tuli
saaks põleda sinu sees. Ja see on see koht, kus sa püüad kinni Jumala südame igatsused. Kui sa veedad aega ühe inimesega isiklikult palju ja sa õpid teda tundma, siis sa püüad kinni tema südame igatsused. Sa saad aru, mida ta tahab, mis talle meeldib. Ja samamoodi Jumalaga sa püüad kinni tema südame igatsused. Ja üks kõige suuremaid, kui mitte kõige suurem südame igatsus Jumala jaoks on hinged, on inimesed. Et need inimesed, kes on kadunud, et nad saaks päästetud. Et need inimesed, kes on pimeduses, et nad tuleks valgusesse. Ja see on Jumala südame igatsus. Ja kui me veedame Jumalaga aega, siis see südame igatsus saab meie südame igatsuseks. Vaatame veel Hebra 4:16. Hebralaste 4:16. Läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Kui me tuleme Jumala armujärje ette, siis Jumal ütleb, et me saame sealt armu. See on jumalik jõud ja varustus kõigeks, mida me peame tegema. See on jumalik jõud ja varustus selleks ka, et evangeeliumi kuulutada. Kui me veedame Jumalaga aega, siis Jumala arm tuleb meie peale selleks, et kuulutada. Et see, et me läheme välja, see ei tule lihtsalt iseenesest. Sa tead seda ise väga hästi, et see ei ole sinu esimene loomulik reaktsioon. Aga kui sa veedad Jumalaga aega ja sa saad täidetud Jumala vaimuga, siis mis juhtub on see, et see jõgi sinu sees hakkab voolama. Ja nüüd see muutub loomulikuks reaktsiooniks, sellepärast, et sa oled veetnud Jumalaga aega, kes on nii täis armastust nende inimeste vastu seal tänaval. Ja me ei saagi omast loomulikust tahtest ja jõust armastada neid inimesi seal tänaval. Mõni võib seal nagu näkku sõimata, mis iganes, ja sa ei saa inimlikult teda armastada selles olukorras. Aga nüüd, kui Jumala armastus tuleb mängu, siis läbi selle Jumala armastuse sa saad teda armastada. Aga selleks, et see Jumala armastus saaks sinus aktiveeruda, sa pead temaga aega veetma. See ei tule lihtsalt, et ma käin koguduses pühapäeviti ja siis ma olen tubli kristlane, ma käin armastuses. Ei, see ei tule sul välja kahjuks. Kui sa ainult pühapäeviti lihtsalt koguduses käid, sa ei käi armastuses iga päev, see on võimatu. Sest et meil tuleb igasugused olukordi ette. Aga kui me veedame aega Jumalaga, kes on armastus, mis saab? Me saame täidetud jumaliku armastusega. See saab üles õhutatud meie sees. Ja nüüd armastuses käimine on lihtne meie jaoks. See tuleb loomulikult, sest ma olen veetnud aega sellega, kes on armastus. Jumal tahab meile ilmutada oma armastuse suurust inimkonna vastu. Kui sa mõtled selle peale, missugune kirg on Jumalal inimeste järele, kes on kadunud, ta andis oma ainsa poja nende eest. Jeesus, kes suri risti peal, ta vabatahtlikult läks sinna risti peale ja ta piinles ja ta oleks võinud sealt maha astuda. Ta oleks võinud selle lihtsalt üks hetk ära lõpetada ja öelda, et ei, ma rohkem ei jaksa. Aga ta otsustas, et ta sureb meie eest ja ta maeti ja ta tõusis 3. päeval ja kõik see Jumal tegi selleks, et see ühendus inimeste ja Jumala vahel saaks taastatud. Ja me peame sellest armastusest nagu kinni haarama, kui me veedame aega Jumalaga, et see saaks nagu reaalseks meile, kui me loeme sõna ja kui me veedame aega Jumalaga, et see saab meile nii reaalseks, et kui me läheme sinna tänavatele, siis meil on see sama armastus nende inimeste järele, mis on Jeesusel. See sama armastus ja see sama kirg, et neile rääkida sellest Jeesusest, kes on minu elu päästnud. Ja kui me vaatame läbi evangeeliumite, siis me näeme ühte huvitavat mustrit. Kui Jeesusel oli kaastunne kellegi vastu, siis püha vaimu annid hakkasid mängima. Kui seal oli see ema, kes oli kaotanud oma poja ja neil olid parasjagu matused, see surnud poeg viidi läbi selle linna. Ja kui Jeesus nägi seda, siis tal tekkis kaastunne. Ja nüüd ta läks sinna ja siis see surnu tõsteti üles.
Jumal tahab teha selliseid asju läbi meie. Aga selleks, et ta saaks teha selliseid asju läbi meie, me peame armastuses käima. Armastusest algab kõik. Me teame seda armastuse ülemlaulu, et ilma armastuseta me oleme nagu kõlisev kelluke, me oleme tühi, eks ju. Või usk, lootus, armastus, kõige suurem nendest on armastus. Ja kui me käime armastuses, see võib nagu vahest kuidagi imelikult lihtne asi tunduda, et no ja, ma olen kuulnud, et käime armastuses, annan andeks, olen rõõmus, lähen inimeste juurde, olen rõõmus ja siiras ja tänulik ja see on nagu loomulik, aga tegelikult selles on nii palju väge. Kui me reaalselt läheme sinna tänavatele selle armastusega, mis Jumalal on nende inimeste vastu ja me hakkame rääkima nendega, siis mis juhtub on see, et Jumala vägi hakkab voolama läbi selle armastuse, mis on meie sisse pandud. Et ära võta armastuses käimist lihtsalt nagu mingisugust, et okei, ma teen nii, nagu Piibel ütleb, vaid mõtle selle peale niimoodi, et see on nagu toru, mille läbi voolab Jumala vägi. Jumal tahab oma väge näidata läbi sinu elu, aga sa pead selleks armastuses käima. Vaatame roomlaste 9. peatükki. Rooma 9, ma loen 1. salmist, Paulus räägib siin. Ma räägin tõtt Kristuses, mina ei valeta mitte, seda tunnistab mulle mu südametunnistus pühas vaimus, et mul on suur kurbus ja lõpmatu valu mu südames, sest ma sooviksin ise saada ära neetavaks Kristusest lahku oma vendade heaks, kes on mu sugulased liha poolest. Ta räägib juutidest, eks ole. Aga nüüd vaata seda, Paulus kirjeldab seda igatsust selle järele, et need juudid saaksid päästetud, et need juudid tuleksid Jeesuse juurde ja ta kirjeldab seda niimoodi, et mul on suur kurbus ja lõpmatu valu mu südames, sest ma sooviksin ise saada ära neetavaks Kristusest lahku. Väga karm. See on nagu põhimõtteliselt nagu sama hea ja isegi hullem, kui lihtsalt ära surra. Aga Paulus siin ütleb, et tal on selline igatsus ja selline koorem tema peal selleks, et näha neid juute päästetud olevat. Ja see on üks jumalik koorem, üks süke palvekoorem, mis püha vaim saab anda sulle. Et kui sa lähed sinna tänavatele, et sa ei lähe lihtsalt et sa ei vaata inimeste peale lihtsalt, mida sa näed väljaspool, sest sa võid igast asju näha seal tänavatel. Seal võib olla mehi, kes kannavad kõrvarõngaid ja neil on roosad riided seljas, seal võib olla joodikuid, seal võib olla prostituute, seal võib olla igasuguseid inimesi. Aga sa pead vaatama mööda sellest, mida sa väljaspool näed. Sa pead vaatama mööda sellest, kuidas nad käituvad ja sa pead vaatama nende südamesse. Ja sa pead vaatama nende peale läbi Jumala armastuse. Kui sa näed seda prostituuti, siis sa ei näe prostituuti, vaid sa näed ühte naist, kelle eest Jeesus suri. Ja keda Jeesus kutsub enda juurde, et teda taastada ja tervendada ja päästa. Kui sa näed joodikut, sa ei näe joodikut, sa näed ühte meest, kelle eest Jeesus suri. Ja et Jeesus kutsub teda enese juurde ja tahab teda tervendada, tahab teda taastada, tahab teda välja kiskuda sellest sõltuvusest. Ja nüüd, kui me hakkame nägema maailma inimesi selliste silmade läbi, siis meie käitumine muutub sellest. Nüüd me hakkame armastuses käima nendega. Ja nüüd see jumalik armastus saab voolata läbi meie selles olukorras. Kui sa vaatad läbi evangeeliumite jälle, kui sa vaatad, kuidas Jeesus käitus, seal oli mitmed olukorrad, kus nad kõndisid lihtsalt kuskil tänava peal ja keegi hüüab. Jeesus, halasta mu peale. Ja kõik jüngrid alati olid millegi pärast sellised, et et ära sega Jeesust, olge vait, eks ju, nad alati tahtsid kuidagi vaigistada neid, kes hüüdsid. Aga Jeesus alati pöördus nende poole ja ütles, et ei, laske tal tulla minu juurde. Või ta läks nende juurde ja ta tervendas nad. Jeesus käis armastuses. Ta ei vaadanud selle peale, kes nad olid väliselt, vaid ta allus püha vaimu juhtimisele. Ta allus sellele armastusele, mis oli tema sees. Ja see sama armastus on meie sisse välja valatud. Jumala armastus on meie sisse välja valatud.
ja me saame selles armastuses käia ja Jumala vägi saab voolata läbi selle armastuse, kui me laseme sellele armastusele läbi meie voolata. Aga see on meie otsus. Me peame otsustama, ma armastan seda inimest. Et ma ei vaata sellele välisele, ma ei vaata sellele, kuidas ta käitub, vaid ma vaatan sellele, mis Jeesus on teinud tema eest. Vaatame või ma räägin tegelikult ühe loo, seal oli, ma olen vist rääkinud ka seda lugu, kus vist oli mõni aasta tagasi juba, kus ma sõitsin poodi ja näen 2 inimest kõndimas tee kõrval ja täiesti tundmatud inimesed pole kunagi enne näinud ja kohe, kui ma neid nägin, minu sees tõusis kaastunne. Süke kaastunne minu sees. See ei olnud mingi inimlik kaastunne, sest et seal ei olnud nagu midagi arvata nendest. Ma lihtsalt korraks nägin neid ja kohe kaastunne tuli. Ja ma tundsin selle ära, sest et me peame selliseid asju ära tundma, sest me näeme jälle Piiblis, me rääkisin sellest kaastundest. Kui Jeesusel tõusis kaastunne, mis juhtus? Imed hakkasid toimuma. Ja ma läksin nende inimeste juurde, kuulutasin neile evangeeliumi ja nad olid mõlemad puudega inimesed. Ja jällegi, paljud inimesed põlgavad selliseid inimesi ja paljud inimesed kõnnivad suure kaarega mööda sellistest inimestest. Aga selles olukorras sa pead otsustama armastada neid ja sa pead nagu alluma pühale vaimule, kes on sinu sees. Sa pead alluma sellele armastusele, mis on sinu sees. Ja ma kuulutan neile evangeeliumi ja küsin selle mehe käest, et kas ma võin sinu eest palvetada. Ja alguses ta oli natuke kartlik, aga siis ütles okei. Võtsin tal käest kinni, hakkan palvetama ja jälle, ma ei teinud seda oma mõistusest, vaid minu sees tulid sõnad. Ma vaatasin talle silma, ma ütlesin Jeesuse nimel kuri vaim, ma käisin sul lahkuda just nüüd, keset prismat. Ma vaatan talle silma ja ma käisin kurjal vaimul lahkuda. Ma absoluutselt ei mõelnud selle peale, sest ma ise ka ehmatasin, et ma ütlesin selliseid asju. Aga see tuli minu vaimust ja ma lõpetasin selle palve ja enne seda palvet ma olin talle juba evangeeliumi jaganud, küsinud, kas ta tahab päästetud saada. Ta ütles, ei, see pole minu asi. Peale palvet mees ütles, ma tahan päästetud saada. Kas nagu inimlikult, kas sa kujutad ette seda, et sa lähed ühe inimese juurde, sa vaatad talle silma, sa ütled kuri vaim, kao minema tema seest ja siis pärast seda see inimene ütleb, oh jaa, ma tahan Jeesust. Täiesti ebaloogiline. Aga mis see oli? See oli Jumala armastus, see oli Jumala kaastunne ja nüüd Jumala vägi hakkas toimima selles olukorras, kus see kuri vaim lahkus, mis oli pimestamas teda. Ja nüüd ta võttis Jeesuse vastu oma südamesse. Tänu Jumalale. Me peame alluma sellele kaastundele. Me ei vaata välisele, vaid me allume Jumala armastusele, mis on meie sisse välja valatud. Ja see Jumala armastus, me rääkisime mõni neljapäeva tagasi, me rääkisime sellest, et kuidas need vaimulikud asjad meie sees peavad olema üles õhutatud. Me rääkisime seal 2. Timoteose 1:7-8, ta räägib sellest, et õhuta üles, õhuta lõkkele see and, mis on sinu sisse pandud. See on 2. Timoteose 1:6. Nüüd samamoodi see armastus, mis on meie sisse välja valatud, see peab olema üles õhutatud. Kuidas see saab üles õhutatud? Üks viis on see, et me veedame armastusega aega. Ehk siis me veedame Jumalaga aega, kes on ise armastus. Ja me võtame vastu tema armastuse. Et me ei lähe Jumala ette sellise nagu suhtumisega või mõtlemisega, et vaata, mis kõik ma olen halvasti teinud ja et me ei pööra oma silmi selle peale, mida Jeesus on juba meie jaoks teinud. Ta on meile andestanud, ta on meid taastanud Jumalaga. Me saame julgusega tulla Jumala ette ja võtta vastu Jumala armastuse. Tead, et Jumala armastus samamoodi on tema tervendamine, tema õnnistused. Kõik, mis Jumal annab meile, see on Jumala armastuse väljendus. Kõik, mis meile kuulub läbi Kristuse Jeesuse, on Jumala armastuse väljendus. Amen. Sest et vaatame seda kirja kohta, see on 1. Johannese kirjas ja 3. peatükis. 1. Johannese 3, loen 16. salmist.
Sellest me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest ja meiegi peame jätma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat ja suleb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsukesed, ärgem armastagem sõnaga ega keelega, vaid teoga ja tõega. See Jumala armastus oli väljendatud selles, et ta andis Kristuse meie eest. See oli Jumala väljendus, et ta andis. Nüüd meie saame samamoodi anda. Teate seda kirja kohta, mis on see, et vabalt me oleme saanud, nüüd vabalt andke. Me saame anda seda, mis Jumal on meile andnud. Me saame anda Jumala armastust, me saame anda Jumala väge, me saame anda evangeeliumit. Aga kui me oleme tühjad vaimulikult, kui meie sees seda õli ei ole, siis meil pole midagi anda. Siis me läheme tühjalt sinna tänavale ja me üritame midagi anda, aga seal ei ole seda õli seal sees. Seal ei ole seda tuld, seal ei ole seda valgust. Ja siis me kuulutame ja mõtleme, miks me vilja ei näe. Aga võib-olla võti on selles, et me peame minema sellesse salajasse paika, veetma aega Jumalaga ja saama täidetud tema püha vaimuga. Ja nüüd me lähme tänavatele. Nüüd me lähme kuulutama. Ja nüüd meie sees on see õlivaramu ja see püha vaimu tuli, mis põleb. Ja nüüd evangeelium tuleb esile väega. Sest et Jumala vägi on see, mis teeb selle vahe sinna sisse. See ei ole meie kõnelemisoskus või selgitusoskus. Nagu ma rääkisin seda lugu ka sellest mehest, kellele ma vaatasin silma, kurjad vaimud ajasin välja. Loogiliselt seal ei ole mitte mingit selgitust sellele. See on isegi ebaloogiline. See on nagu, kui seal oleks mingisugune standard, kuidas evangeeliumit kuulutada ja kuidas palvetada inimeste eest, siis see läheb risti vastupidi sellele. Aga see oli see, mis püha vaim mind juhtis tegema. Ja nüüd selles oli Jumala vägi, mis lõikas selle inimese südamesse, mis eemaldas selle pimeduse tema silme eest ja nüüd ta võttis Jeesuse vastu oma südamesse. Vaata, kui huvitav. Ja vaata, sellepärast ma ei alustanudki evangelismi kooli sellega, et kuidas evangeeliumit jagada. Sest et ausalt öeldes ma parem võtan, kui mul oleks, ma ei tea, ütleme, kui mul olekski 4 koosolekut ainult, siis ma jutlustakski lihtsalt nendel teemadel, et sa saaksid täis püha vaimu ja et sa teaksid ja kogeksid, et sul oleks ilmutus Jumala armastusest. Et see oleks nii reaalne sinu sees. Ja et püha vaim täidaks sind. Ja siis, kui inimene saab täidetud püha vaimuga, kui tal on elav ilmutus sellest, mis Jeesus on teinud risti peal, siis lihtsalt lase ta lahti tänavatele. See vahet pole, kas ta kuulutab evangeeliumi edaspidi või tagurpidi, kas ta ma ei tea, teeb asju täpselt õigesti või mitte, aga kui Jumala vägi on selle sees, siis see muudab kõik. See muudab kõik. Sa oled kuulnud ka ilmselt lugusid ja ma tean, et paljudel võib-olla teist on ka selline lugu oma päästele tulemisega. Ma tean, et mu emal on selline lugu, kus sa ise väga ei mõelnudki selle peale, et tehti mingi altari kutse kuskil Oleviste kirikus, eks ju, sa läksid sinna ette, palusid mingi palve ja asi oli tehtud. Aga mis see oli, mis tõmbas? Jumala vägi. See oli püha vaim, kes tõmbas. Ta ei pidanudki aru saama kõikidest nendest kõnedest või sellest, mis räägiti. Sa ei mäleta ju mitte midagi, mis sa räägid. Absoluutselt mitte. Ja tegelikult paljude inimestega ongi nii. Jumala vägi on see, mis teeb selle vahe sisse sinna. Sest me näeme seda 4 pühipäeval, nad said täidetud püha vaimuga ja kõik muutus. 3000 inimest said seal samas päästetud. Ja mõtle, need olid need samad variserid ja saduserid ja kirjatundjad, kes kuulasid seal. Ja nüüd Peetrus jutlustab neile näkku, et teie tapsite Messia ja nüüd nende silmad avanevad ja nad võtavad Jeesuse vastu oma südamesse. Need samad, kes naersid Jeesuse peale, kui ta oli risti peal. See on Jumala vägi. Ja Jumala vägi on see, mis teeb selle vahe sisse. Ja Jumala armastus meie sees on see, mis laseb Jumala väel liikuda seal tänavate peal. Vaatame Efeslastele kirja.
Efesuse, ma loen 3. peatükist 16. salmist. Paulus palvetab siin Efesuse koguduse eest, et ta annaks teile oma aurikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, missugune on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. Jumal tahab, et me tunneksime ära Jumala armastuse. Seal on nii palju rohkem, mida me võime teada ja kogeda veel Jumala armastuse kohta. Ja ma tahan, et sa saaksid aru, see ei ole lihtsalt faktid. See ei ole lihtsalt see, et ma tean, et Jumal armastas mind nii, et ta andis oma poja minu eest, et ta läks ristile, et ta suri minu eest. See ei ole lihtsalt faktid. Sest et kui sa vaatad seda, siis ta ütleb, et ära tunda Kristuse armastuse. Jumal tahab sulle anda tunda oma armastust. Oma elu olukordades, kui sa veedad Jumalaga aega, kui sa lähed mingist raskest ajast läbi. Jumal tahab sulle anda tunda oma armastust. Et see on üks reaalne kogemus sinu elus. Ma kogesin, kui palju Jumal armastab mind. Jumal tahab seda anda sulle tunda, aga me ei saa seda kogeda, kui me ei lähe ja me ei võta aega temaga. Me ei saa seda, see ei saa meie sees reaalseks, kui me ei lähe ja võta temaga üks-ühele aega. Kui sa mõtled abielupaari peale ka, see on üks-ühele aeg, kus see armastus saab väljendatud. See ei ole lihtsalt, et nad teevad tööd koos või teevad asju koos, aga see armastus saab väljendatud. Jumalaga on täpselt samamoodi. Jumal tahab oma armastust sulle väljendada selles üks-ühele ajas. Ja ta tahab sind oma armastusega täita. Ja kui me veedame Jumalaga aega, siis me püüame tema südame nende kadunute järele. Vaatame, tahan siin lõppu panna veel ühe teema, mis räägib sellest, kuidas palvetada nende inimeste eest, kes on tänaval. Lähme Galaatia kirja. Galaatlastele 4:19. Mu lapsukesed, kellede pärast ma nüüd jälle olen lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Ta räägib galaatlastest ja ta ütleb, et ta on lapsevaevas nende pärast, kuni Kristus saab nende sees kuju. Ja siin on üks sõna, mis on võtmesõna praeguse olukorra jaoks. See on mu lapsukesed, kellede pärast ma nüüd jälle olen lapsevaevas. Miks ta jälle on nende pärast lapsevaevas? Sest et ta oli palvetamas nende eest enne, kui nad olid päästetud. Ta oli palvetamas nende eest, et nad saaksid päästetud. Ja nüüd, kui nad said päästetud, siis ta jätkas nende eest palvetamist, et Kristus saaks kuju nende sees. Nüüd samamoodi, nagu Paulus palvetas siin galaatlaste eest, meie saame palvetada nende eest, kellega me kohtume tänavatel, kellega me kohtume oma töökohas. Tean Charles Finney, kui tema läks erinevatesse Ameerika linnadesse kuulutama evangeeliumit, siis tema ees läks isa Nash. Läks tema ees vahest nädal, vahest 2. Enne teda läks sinna linna palvetama. Ja vahest, kui ta ööbis hotellis, siis need tema siis naabrid, kes seal tema kõrvaltubades olid, läksid vahest sinna alla infolauda ja ütlesid, et kuulge, et mu kõrvaltoas vist keegi sureb. Seal nagu nii jubedad hääled käivad. Aga see oli tegelikult isa Nash, kes oli palvetamas nende kadunute eest, kes pärast tulid päästmisele. Ja kui Charles Finney läks kuulutama, siis mitmed tema koosolekud olid sellised, kus ta ei jõudnud altari kutset tehagi, kui inimesed juba hakkasid meelt parandama, kui inimesed juba hakkasid hüüdma
tema poole, et kuidas ma saan meelt parandada, kuidas ma saan Jeesuse vastu võtta oma südamesse. Mõtle, kui see toimuks tänavatel. Kui me kõnnime ringi ja inimesed ise tulevad, ütlevad, kuidas ma saan meelt parandada, kuidas ma saan Jeesuse vastu võtta oma südamesse. Aga see tuleb läbi palve. See tuleb läbi selle, kui me püüame kinni Jumala südame selles ajas, kus me veedame temaga aega ja nüüd see Jumala armastus õhutab meie sees üles selle armastuse nende inimeste vastu seal tänavatel. Ja kui me palvetame ja ta kasutab siin seda sõna lapse vaevas ja seal on üks koht palves, kui võib-olla sa oled olnud sellises palves, kus sa oled palvetanud mingi olukorra eest ja sa palvetad keeltes ja keeltes ja keeltes ja keeltes ja mingi hetk seal mingi muutus toimub ja sa hakkad nagu ohkama. Või sa hakkad, nagu piibel tegelikult räägib sellest, kui me vaatame Rooma 8. peatükki. Rooma 8:26. See võib nagu mõistusele natuke naljakalt kõlada, aga see on vaimne asi, sest et samamoodi nagu füüsilises maailmas inimesed saavad olla lapse vaevas, nad toovad lapse ilmale, siis vaimulikult me saame ka tuua nii-öelda lapsi ilmale, aga need lapsed on päästetud inimesed. Ja Rooma 8:26 ütleb nii. Aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea seda, mida paluda nõnda nagu peaks, ent vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega. Ehk siis see ongi, need on nagu sõnades väljendamatud ohkamised. Ja kui sa hakkad palvetama sellisel viisil, siis Jumala vägi läheb välja ja ta teeb tööd nende inimeste südametes seal tänavatel. Ja samamoodi nagu Charles Finnil, kui see mees, isa Nash, läks palvetama ette, ja ta palvetas ja palvetas ja palvetas, siis see on nagu, kui sa tood nagu selle näite, et kui sul on üks maalapp, kuhu sa saad külvata neid seemneid ja kui sa ei künna seda, kui sa ei tee mitte midagi sellega ja sa viskad neid seemneid sinna peale, siis sealt ei tule põhimõtteliselt midagi. Aga kui sa künnad selle läbi, sa teed selle maa pehmeks ja siis sa paned need seemned sinna maha, siis sealt kasvavad need taimed üles. Palve on see, mis künnab seda maad. Palve on see, mis valmistab ette need inimesed, nende südamed. Nii et kui me lähme välja ja nüüd hakkame kuulutama evangeeliumit, siis need südamed on valmis. Need südamed on pehmed ja need seemned lähevad nendesse südametesse ja kannavad vilja. Ma ei hakka sinna pöörama, aga me teame seda lugu Eeliast, kes palvetas vihma. Ja ta oli seal mäe otsas palvetamas vihma pärast. Ütles oma sulasele, et mine vaata, kas seal on pilve. Ja ta vaatas, seal ei olnud midagi. Mitu korda käis, mitte midagi ei olnud. Ja Eelia palvetas ja palvetas ja palvetas. Ja vaatame Jakobuse kirja. Seal on see fraas sellest, räägib Eeliast. 16 salm, see on siis Jakobuse 5, Jakobuse 5:16. Tunnistage üksteisele oma eksimused, palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese vägev palve suudab palju. Eelia oli samasugune nõder inimene nagu meiegi ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma ja 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud vihma maa peale ja tema palus jälle ja taevas andis vihma ja maa kandis oma vilja. Me tahame näha, et maa kannaks oma vilja. Amen. Me tahame näha seda vilja. Et kui me läheme kuulutama evangeeliumi, et see vili tuleks sisse, et me saaks lõigata seda vilja. Aga siin ta näitab seda, et see algab palvest. Kuulus evangelist Reinhard Bonke, kelle töö läbi nüüdseks juba minu teada on üle 100 miljoni inimese saanud päästetud. See on siis läbi aegade. Reinhard Bonke ütles sellise lause, eestpalve ilma evangelismita on nagu lõhkekeha ilma sütikuta ja evangelism ilma eestpalveta on nagu süüdik ilma lõhkekehata. Ehk siis kui me lihtsalt palvetame, aga me ei lähe välja, siis see on nagu üks pomm, aga seda ei saa süüdata.
see ei plahvata, see lihtsalt pomm, aga see ei plahvata. Aga kui me kuulutame, aga me ei palveta nende inimeste eest, siis see on nagu lihtsalt see süüdik, mille ma saan selle põlema panna, aga midagi ei plahvata. Ja need kaks käivad käsi käes. Palve, evangelism käivad käsi käes. Me vajame mõlemat. Ja kui me hakkame palvetama nende inimeste eest, kes seal tänavatel on, siis me hakkame nägema aina rohkem ja rohkem vilja. Sest et see sama 16 salmi lõpp ütleb, et õige inimese vägev palve suudab palju. Ingliskeelne laiendatud tõlge ütleb, et teeb suure väe kättesaadavaks. See on suur vägi, mis saab kättesaadavaks meile, kui me palvetame nende inimeste eest. Ja siis, kui me lähme välja, siis me näeme, kuidas imed, tunnustähed, tervenemised hakkavad toimuma seal tänavate peal, sest et me oleme palvetanud. Me oleme läinud vaimus sinna ja me oleme palvetanud asjad läbi. Ja nüüd Jumal hakkab liikuma. Nii et ma tahan seda teha ka täna, et me palvetame selle laupäeva eest. Ja me palvetame, et need inimesed, kellele me kuulutame, et nad saaksid päästetud, et see vili tuleks sisse, et me saaksime selle lõikuse sisse tuua. Et kui me kuulutame evangeeliumi, et nende südamed oleksid pehmed ja valmis ja me palume Jumala vihma, et need südamed oleksid pehmendatud. Ja palvetame lihtsalt keeltes ja vaatame, kuhu püha vaim meid juhib. See on nüüd veits eksprompt, aga ma tahan lihtsalt, et Malle, Virve, et kas te saaksite tulla palvetama koos minuga. Ma võtan selle mikri. Te võite tulla lihtsalt siia kõrvale. Ma lihtsalt alustan selle palvega ja siis me palvetame keeltes, ma annan mikri teile ja siis sa võid palvetada ja kui sa tunned, et rohkem ei ole, siis sa võid edasi Virvele anda. Et lihtsalt palvetame. 1. Halleluuja, Isa, me tuleme sinu ette, me täname sind, Issand. Halleluuja, Isa, me täname, sina oled lõikuse, Issand. Isa, me täname, et meil on see privileeg, et kuulutada sinu evangeeliumi. Halleluuja, Isa, me toome sinu ette need inimesed, kellele me kuulutame evangeeliumi sel laupäeval. Halleluuja, soboro katambaye levedi ja nedala manzanda. Isa, me palume, et need südamed oleksid pehmendatud. Isa, me palume, et sinu vaimu vihm saaks välja valatud üle nende südamete, et need südamed saaksid pehmendatud, et see maapind saaks valmis pandud. Isa, ma tänan sind selle eest, et sinu püha vaimu vägi saab ilmutatud. Isa, me täname imede eest, me täname tervenemiste eest. Isa, me täname, et kui me kuulutame evangeeliumi, siis sinu vägi läheb välja. Halleluja, rokodobosseja, enzamanateja, kolamanateja. Elamanateya, mombo sondo pondo tanda teraldabaye karalabandande, estodo roboto. Kira mamandaye, bosso da rabai, kida malabai, edobosate, ketobosate, etabaye, ekodoboye, ekabasadaye, ekadabasaye, etabayesa, odoboko, oboto, okotiba, yeta, banda, masto, dodo, kida mayeta, labatidri, oboso, beso, mengedeya, mangedeya, bongodoya, bodo, tobo, estodo, et nad on vastuvõtlikud sinu sõnale. Isa, et sinu sõna voolab, Need, kes sõna jagavad, et sinu sõna voolab, sinu sõna avab need südamed. Valmista ette, need vastu võtma sinu tahet. Sinu sõna järele me kuulutame janu ja nälga. Sinu sõna järele janu ja nälga. Halleluja.
borando londo lidendo scia la cambe hogolololoia la camberento hokombagana mananaya hokombananaya na kande hokombalalaya la kondo lyda mananaya toleta hokomana hydyshala ujela Janu puhta sõna järgi Janu Jeesus sinu nime järele Janu ja nälg halleluuja okombalalalaia la kander Isa, valmista nende südamed ette, kes on isa vajavad sinu tervendavat ime ja kes vajavad sinu sõna. Isa, valmista need ette, kui me lähme välja ja saada need meie teele, kui me kuulutama lähme, isa. Et sirutada käsi ja panna haigete peale käed, isa, et need inimesed vajavad sind, tee kiire töö, isa. Isa, nende südametes, et need on avatud, et te lükka sind tagasi, et nad võtavad sind vastu. Jeesuse nimel, isa, valmista need ajad ette. Ja kallis püha vaim, anna meile juhtimist, kus suunas, mismoodi, kui me lähmegi välja laupäeval, et kuhu suunas minna või kuhu minna, isa, et sina teed seda tööd ja annad meile südamesse, isa. Imed ja tunnustajad, sina oled isa öelnud, sina oled rääkinud, las tulla need esile. Julgus välja astuda, julgus teha neid, astuda inimeste juurde ja astuda teha neid imesid, mida sina oled meile andnud, isa, need andides. Pehmenda isa nende südamed, ava nende südamed, isa, et nad oleksid valmis, kui me lähme välja, siis nad on valmis vastu võtma sind, vastu võtma selle sinu ja need imed saaksid esile tulla nende elus, et nad näeksid sind, et sina oled reaalne, sina teed imesid, et nende elud saaksid muudetud, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, nende päästetud inimeste eest. Tänu sulle, isa, imede eest. Tänu sulle, isa, sinu vaimu liikumise eest. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, lõikuse eest. Tänu sulle. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, isa, lõikuse eest. Tänu sulle. Oh, halleluuja. Halleluuja. Oh, halleluuja. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Oh, halleluja, tänu sulle, kiitus sulle, isa. Halleluja, tänu sulle, kiitus sulle. Oh, halleluja. Halleluuja, tänu, kiitus.
Oh, halleluuja. Tänu sulle, Isa, kiitus sulle. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Me lihtsalt kuulutame, inimesed saavad päästetud, inimesed saavad terveks, inimesed saavad vabaks tänavatel. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Amen. 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 Ja kui me läheme tänavatele, siis hea on ennast ka nagu palves hoida, kui me kuulutame inimestele. Me teame seda, et see kirjakoht räägib praegu, ma ei tea täpselt, kus see on, aga Korintlaste kirjas, kus ta räägib sellest, et need maailma inimesed, nad on pimestatud selle maailma vürsti poolt, ehk siis saatana poolt. Ja me saame võtta meelevalla selle üle. Kui sa näed ühte inimest, kellele sa tahad kuulutada, sa võid öelda Jeesuse nimel, ma võtan meelevalla saatana üle, ta ei saa pimestada enam seda inimest. Ja ütled, et Jeesuse nimel las evangeeliumi valgus särada tema silmadesse, las see valgustada tema südame silmad. Ja sa võid nagu palvega minna ja nii-öelda sõdida seal samas tänavatel. Ja sa lähed palvega ja siis sa lähed kuulutama. Lähed palvega ja siis sa lähed kuulutama. Ja see on see, kuidas ta käib. Need on nagu 2 jalga. Palve, kuulutamine. Ja läheme välja niimoodi ja näeme palju inimesi päästetud. Amen. Tänaseks lõpetame. Aitäh kõigile, kes tulid. Aitäh kõigile, kes vaatasid.